tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere kõigile konservatiivse kristlase saate kuulajatele. Täna on meil 17. saade ja teemaks on sõnavabadus. Minuga on stuudios ikka Marko Müürisepp, mina olen Hans-Krist Loime. Tere, Marko! Tere! Marko, kui me räägime sõnavabadusest, siis kuidas Eestis on sellega lood? No, ma kahtlustan, et sõnavabadusega ei ole kõik korras siin. Et tegelikult on olnud niimoodi, et me soovisime siia saatesse 2 inimest, keda me võiksime pidada sõnavabaduse eest kõnelejateks. Kumbki nendest ei tulnud sellesse saatesse ja nad loobusid sellest võimalusest. Ja sõnavabadus ei ole ainult see, et öelda, et tahan rohelist autot või kollast autot. Et mis aastal sina oled sündinud? Mina olen sündinud 92 aasta. Siis oli juba Eesti Vabariik? Jah. Mina olen sündinud 1975 ja mina olen sündinud Nõukogude Liidu okupatsiooni all Eestis. Ja kui mina olin laps, siis meil ei olnud mingisugust sõnavabadust. Meil oli nii, et me tegime värvilisest straadist, tegime jalgratta kodarate peale, tegime sinise, musta ja valge. Aga lippu me muidugi välja ei tohtinud panna, sest et sellest oleks vangi pandud. Maal Hiiumaal vanadel inimestel olid alles veel Eesti-aegseid või teise maailmasõja aegseid selliseid läikivaid postkaarte või brošüüre, kus oli siis Eesti lipp oli väljas. Et põhimõtteliselt see Eesti lipu mõttes meile nagu sõnavabaduse sümboliks, sest me ei võinud seda lippu näidata okupatsiooni all. Aga mitte ainult, et sõnavabadusega on nii, et on ka selliseid teemasid, millest inimesed ei taha rääkida. Need ei ole keelatud. Meil tänapäeval ei panda vangi sellest, et sendel teemadel räägid. Aga ütleme siis, et sind põhimõtteliselt sind siis hakatakse tühistama või siis ei peeta seda sellist päriseks nagu heaks tooniks nendel teemadel rääkida. Ja viimastel aegadel, üldse ütleks nii, et üks moment, kus viimase aja sõnavabadus hakkas minema vähenemise suunas, oli, kui algas Varro Vooglaiu juhitud võitlus siis selle ühiselu seaduse vastu. Ja siis inimesed tegelikult ikkagi paljud inimesed julgesid öelda, et nemad arvavad, et perekond on mehe ja naise vaheline institutsioon ja igasugustel oma soo iharatel ei ole nagu, see ei ole perekond, see ei ole abielu. Me ei peaks seda, võib olla perekond, aga me ei peaks seda abieluks kutsuma. Nii ja nüüd, kui on aega edasi läinud, üle 10 aasta, eks ole, vahepeal on võetud vastu mingid seaduseid sel teemal. Ja nüüd on nii, et näiteks sellel samal küsimustikul, mida me siin kogu aeg küsime, et mis te arvate, kas samasoolistel paaridel peaks olema õigus adopteerida ja mis te arvate, kas abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit ja nii edasi, siis osa poliitikuid on keeldunud vastamast nendele küsimustele. Ütleme siis, liberaalsed poliitikud vastavad loomulikult seal nii-öelda selles liberaalses skaalas, aga omast arust konservatiivsed poliitikud või peaaegu konservatiivsed poliitikud tegelikult jätavad lihtsalt vastamata. Ja ütled, see ei ole minu jaoks oluline. Ja kui me mõtleme näiteks parempoolsete peale, et ma olen mitmete parempoolsete liikmetega kunagi juttu rääkinud sellel teemal just ja ma ütlesin, et see magamistu asjad ei ole üldse meie asi, et me ei taha sellega tegeleda. Nii, ja samas siis tänapäeval siis on inimesi, kes ei ole üldse tähtis, et me sellest ei rääkida. Ehk siis, kui see nüüd praegu ongi toimunud praktiline sõnavabaduse piiramine, et osa inimesi, ka isegi väga korralikud kristlikud, konservatiivsed inimesed ütlevad, ma ei tea, kas ma tahaks ikka nendele küsimustele vastata, et kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida või et kas abielu on ikkagi ainult mehe ja naise vaheline liit. Et see on nüüd üks selline näide, see on nüüd selline nagu lihtne näide sõnavabaduse olemasolust Eestis või puudumisest. Teine näide on näiteks see, et
suhtumine välispoliitikasse. No siin hakkas see natukene hakkas see pihta siin Trumpi valimisega USA presidendiks teist korda. Et siis osa arvavad, et meil ei ole üldse sobilik kritiseerida. Et ta on ikkagi meie liitlane ja ärme siis räägi tema väljaütlemistest või tema tegemistest. Järjekordne näide sõnavabaduse piiramisest. Või lähme veel edasi, et alustasime siin. Asi, mida me üldse ei ole arutlenud meie saadetes, on näiteks abort. Abordist enamus poliitikuid üldse ei taha rääkida. Isegi kui nad arvavad, et abort on mõrv, nad ei taha sellest rääkida. Või kui nad arvavad seda, et abort on võib-olla lubatud mingisuguse meditsiinilisel tingimusel või vägistamise korral, aga siiski nad igaks juhuks sellest ei räägi. Ja siin oli hea näide oli see rahvastikukriisi konverents, mis oli Riigikogus ja millest me just eelmine saade rääkisime, üleüleelmine saade rääkisime. Siis seal Markus Järvi küsis, et ühe küsimuse, et näete, et sünde on küll meil, eks ole, langenud alla 10 000, aga aborte on ju tegelikult 6000, et kui neid aborte, umbes 6000, kui neid aborte ei oleks, et siis oleks ju sündimus palju suurem. Ja mitte keegi ei hakanud sellele vastama, kõik kogu vaikselt, keegi ei võtnud mingisugustki sellist, ei soovinud selle teemal üldse edasi rääkida. Kuigi me kõik saame aru, et tegelikult sündimata lapsed on see, abortiga tapetud lapsed on põhimõtteliselt sündimata lapsed, mis tähendab, et see ongi meie rahvastiku, see on nagu rahvastikule ära jäänud uued Eesti elanikud. Nii. Veel on teemasid, mis on tegelikult sõnavabaduse piirangu all. Praegu käib Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt Iraani ründamine. Eurooplased ei ole seda sõda tahtnud. Meie kannatame sellest sõjast kõige rohkem, eks ole. Aga üldiselt keegi ei taheta sel teemal nagu otseselt sõna võtta, ikkagi meie liitlased ja kõik muu asi. Samas sisemises kõik teavad, et kallim diisli hind, kallim kütuse hind, see on kõik tänu sellele, et Iisraeli mahitusel Trump otsustas rünnata Iraani. Ja aga see on jälle sõnavabaduse piiramine, millest selline iseenese tsensuur, millest eriti ei räägita. Või siis, mis meil veel tuleb sõnavabadusega, et mina oskan siia lisada informatsioonivabadus, just ütleme siis meediapildis, et konkreetselt asju näiteks ei avaldata, sotsiaalmeedia platvormidel või siis mõnes muus kohas, et mis ei ole siis kooskõlas reeglitega, mida siis nähakse, siis solvangute või mõne muu asjaga, et võib ka see sinna panna ilusasti siis. Ja loomulikult jah, et siis ongi, et nendel teemadel siis suuremad meediakanalid ei soovi sõna võtta. Ja siin ongi hea näide, näiteks on Objektiiv on üks selline platvorm, kus siis on võimalik nendel inimestel sõna saada, kes siis, ma ei tea, Postimehes või Delfis, keda neid lihtsalt nagu ei peeta nii-öelda parketikõlbulikuks. Aga see parketikõlbulikuks pidamine iseenesest ongi sõnavabaduse piiramine. Et mina olen usklik. Ja Eestis on alla 29% inimestest on usklikud. Ehk põhimõtteliselt iga, ütleme, 10 inimesest 7 ütleb mulle, ütleb või mõtleb seda, ja paljudki ütlevad seda, jumalat ei ole olemas, see on täitsa loll. Usud mingisse meest, kes passib seal pilve peal, eks ole. Nii. Mis sa neile vastu ütled tavaliselt? Sõnavabaduse korral peaks ütlema niimoodi, jah. Sinul on õigus öelda, et jumalat ei ole olemas ja minul on õigus öelda, et peded põlevad põrgus. Ja kui niimoodi saab teha, on kõik hästi. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Ja ega ma ei tahagi teistsugust, ma tahan sellist sõnavabadust, et jah, tõesti,
igaüks võib öelda, mis ta tahab, aga see sõnavabadus on selline nagu ülim, kõige alusväärtus, sest kui meil ei ole sõnavabadust, meil ei saa olla poliitilist vabadust, meil ei saa olla usuvabadust, meil ei saa üldse mingeid vabadusi olla, sest et no kuidas sa üldse hakkad, noh, oletame, et meil on sõnavabadust natukene piiratakse, no juba piirataksegi, et Soomes oli juhtum, kus siis parlamendisaadik mõisteti kohtus süüdi sellepärast, et tema väitis, et homoseksuaalsus on ikkagi häiretega seotud. Aga ta väitis seda kirikliku teemal, ta väikis seda usu vaatenurgast. Ja no, või siis ütleme poliitilise koha pealt. Kui me ikkagi hakkame täielikult sõnavabadust piirama, siis me ei saa näiteks, oletame, et keegi järgmine erakond tahab öelda seda, et Eesti peaks täiesti loobuma elektri kasutamisest. No kuidas selline asi välja näeks? No ütleks, et läheksime tagasi kiviaega. Ütleb, et see on sõnavabaduse piiramine. Ei no, selles suhtes, et ma ei ole kindel, et selline erakond, või näiteks ütleme, praegu on olemas liikumine tasa areng. See on see liikumine, et me peaksime nii palju tootma, kui me tarbime, ei peaks üldse nagu rohkem tootma. No, põhimõtteliselt nagu kui me siiamaani kogu aeg läksime progresseeruvalt, siis me nagu hakkaksime vaikselt allapoole minema. Ja ega siis nemad ju eriti ei saa kuskile püünele. No. Ja siis hakatakse, neid peetakse, nende sõnumit peetakse, naeruvääristatakse. Ja see sõnavabaduse piiramine ongi mõnes mõttes nende inimeste sõnumite naeruvääristamine. Et selline kiire mõte tekkis mul selle asjaga. Mul oli veel mingi mõte oli selle sõnavabadusega. Ma siis vahepeal ütlen vastu, et sa tõid siia mängu, et objektiivi, eks, et objektiivis on läbi aastate käinud vist päris palju neid inimesi, kes on siis erinevate, ütleme, kas vaktsiinivastased olnud või mõned muud, ütleme, teooriatega siis välja tulnud, et kas ütleme, et kui need inimesed oleksid selles, ütleme, peavoolumeedias, Postimees ja Delfis ja igal pool mujal, et kas siis oleks, ütleme, kas neid inimesi kuulatakse ka siis või? Sest praegu tundub, et just see objektiivi koht on selline, mis on niisugune niši koht, kuhu koonduvad kõik need inimesed kokku. Vaata, me võime veel kaugemale minna. Põhimõtteliselt hakkas ju tsenseerima, hakkas Facebook ja Meta ja hakkasid tsenseerima neid sõnumeid, kus räägiti seal vaktsiinide ohtlikkusest ja et võib-olla nad ei mõju hästi ja muud sellised asjad. Et mina isiklikult olen vaktsineeritud ja arvatavasti ka järgmine kord vaktsineeringu tuleb järgmine selline hullem kampaania. Aga inimestel peab olema õigus seda öelda ja neid ei tohi sellepärast, seda õigust tohi neilt ära võtta ja neid ei tohiks ka tegelikult tühistada sellepärast. Aga kujutaksid sa ette 2 artiklit, kus Postimehes üks artikkel on, et tule vaktsineerima ja teine artikkel on kõrval, et ära mine vaktsineerima. No vot just see on minu meelest ajakirjandus. Vot sellist ajakirjandust ma tahakski, et see ongi sulle nagu mõlemad pooled väljas, inimesed peab ise mõtlema, sest et praegusel hetkel on nii, et need esiteks on kõik asjad on hästi võimud lühemaks läinud, inimesed ainult kuulavad neid lööklauseid ja siis ongi, kui sa enam, sul kaob enda mõtlemine ära, sa muutud selliseks lambaks. See oleks õige, et me räägiksime seda, et praegu lendavad need Ukrainast pärit olevad droonid, ründavad seal Venemaa Läänemere sadamaid. Ja tegelikult me peaksime arutlema selle üle, et huvitav, et kas see on Eestile hea, et need droonid sinna lendavad. Aga kas me teame täna kindlalt, et on Ukraina omad? Vot, aga siis olekski kõik peaksid sõna saama, aga kahjuks on nii, et kui sa teed lahti sellise nagu peavoolumeedia, siis seal siiski on üks ja sama narratiiv nagu läheb. No, see läheb küll paremaks, aga mina leian, et ei tasuks kedagi nagu eemale jätta tema sõnumi pärast. Ja selge, kui inimesed ei loe seda, siis nad ei loe ja siis ongi kui arvad, et see on kui sa arvad, et see on nii-öelda hull, no las nad siis arvavad. Aga inimestele peaks jätma selle õiguse midagi öelda, et ei ole nii, et me hakkame seda piirama.
No, see on see informatsioonivabadus jälle, millest ka Martin Helme räägib vahepeal, et tema Eesti meediat ei loe, Delfit ja Postimeest ja mis iganes ta enam ammu ei loe, aga jube täpselt teab ta neid artikli pealkirjasid kogu aeg, et kui tema saadet vaadata, siis oskab ta küll öelda, et enam-vähem, mis seal on, aga aastaid ma enam Delfit ei loe. No jaa. Aga ikkagi... Mina ka Delfit ei loe. Ma loen Delfi pealkirjasid samamoodi nagu Martin Helme. Ma loen Postimeest, ma loen, eks ole, läbi. Aga Delfis on juba teada, ma juba tean, nendel on selline vasakpoolne nagu vaade ja mul pole mõtet hakata seda, mõnikord kontrolli mõttes, tegelikult mõnikord kontrolli mõttes võib-olla isegi loen siis, kui vaatan, et tahaks nagu teist vaadet ka vaadata. Aga seal vist aborti taunivast artiklit me vist Delfist ei leia. No pigem ei leia, et ja seal on üldse, on ju toodud tegelikult välja, et mõningad artiklid, mis on näiteks kas tõlgitud, ütleme, kas BBC-st või mõnest muust refereeritud nii-öelda uudisloost, siis neid on natukene ka muudetud. Okei, eesti keeles peabki olema muudetud, aga sisu ei saa päris muuta, ma arvan. No ja see üks nendest mõõdikutest, mida siis me oleme muidugi, see on eelviimane saade meil, kus me käsitleme Postimees hääleandjat ja neid mõõdikuid, Martin Möldri mõõdikuid parempoolsuse ja vasakpoolsuse ning konservatiivsuse ja liberaalsuse mõõtmiseks. Ja siis üks nendest mõõdikutest ongi, et kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid. Ei pea. Ja vot see on ka muideks, see on täpselt see, et meil peab olema õigus öelda, et ilma lasteta naised ei panusta sama palju ühiskonna tuleviku jätkamisse, ehk siis rahvastiku kasvu, nad ei panusta sama palju kui lastega naised. See tundub täiesti loogiline. No, jah. Ei ole sellest, kui sul lapsi ei ole, siis see ei panusta ju rahvastiku kasvu. Ei, no jah, et meil on üleüldse neid inimesi, kes jah, täpselt. Ja siis ongi, aga mõned inimesed hakkavad võtma, et oi, see on solvav. See on ikkagi nende naiste vastu solvav, kelle lapsi ei ole. Aga kuidas seda siis reguleerida? No, seda ei olegi vaja reguleerida, sõnavabadust ei ole vaja piirata. Ei, no aga praegu meil on see siis ju reguleeritud, mingi osa sellest rahvast arvab ikkagi, et seda tuleks ju siis, ütleme, kas nendele mingi maks kehtestada või tuleks nendega kuidagi käituda teisiti? Kellega? No ütleme nende lastetute siis naistega. See mida tehakse, see sõltub, eks ole, keda valitakse järgmisesse Riigikogusse. Aga selle üle arutelu peab olema vaba. Ja selles suhtes sõna peab olema vaba, me oleme lugenud, sõna peab olema vaba, aga sõna peab olema kõigile vaba. Sõna peab olema vaba nendele, kes ütlevad seda, et maailma juhivad kilpkonnad või mis asjad need olid? Tulnukad, ja sõna peab olema vaba nendele, kes ütlevad seda, et kõik inimelu lõpeb ära pärast seda, kui saabub surm ja hinge ei ole. Kõigile peab olema sõna vaba, et selline igasugune tsensuur on ohtlik. Kuigi selgelt osa nendest asjadest võib-olla, mis räägitakse, on selgelt enamuste inimeste arvates täielik rumalus. No üldiselt on seda päris raske tegelikult reguleerida ja see on meil tegelikult ära täna reguleeritud, et see sõna on täpselt nende suurte meediamajade kätte läinud, kes seda siis ütleme, siis kuhu poole juhivad. No aga rahvas ise ka loeb neid, et sellepärast on, miks meil on näiteks portaalvabadused? Portaalvabadused on tehtud sellepärast, et järelikult nendel inimestel, kes olid kliimaskeptikud või kliimasoojenemise skeptikud või kuidas iganes neid kuuleme, või siis nad olid vaktsiiniskeptikud, et nendel oleks koht, kus oma sõna edasi anda. Objektiivse kunagi arvatavasti tehtud selle jaoks, et oleks koht nendel inimestel, kes toetavad traditsioonilist abielu edasi anda. Aga see ei peaks olema nii, et iga kord järgmise sõnumi jaoks me peame uue portaali tegema. Et selles suhtes, et me nüüd siin tahame ajada nagu konservatiivsete kristlaste agendat, et me peaks nüüd eraldi tegema uue portaali selle jaoks. Tore oleks, kui neid lugusid saaks kuskil mujal lugeda. Kuigi tegelikult on olemas üks ja meie kirik on üks selline portaal, kus siis ilmuvad konservatiivsete kristlaste vaated. Ja nii, et ja siis meil on olemas erinevaid kristlaste gruppe on seal. Facebookis on üks grupp kristlased, kus on siis mõlemad nii õigeusurist kui katolikurist, et siis võite sellega liituda näiteks. Igatahes see teema on üpris lai ja saab ilmselt tulevastel valimistel väga suurt kõnepinda veel.
sõnavabadus, me loodame ja mingisugust vihakõne seadus, millest te räägite? Inimestel peab olema vabadus rääkida, kui te võtate sõnavabaduse ära, siis jäävad ka muud vabadused, lähevad väga nobedalt minema. No. Ja sõnavabadus oli algkristluses väärtus, mille eest oldi valmis märtri surma surema. No. Nemad ütlesid, et me arvame seda, et Jeesus on tõeline Jumal, eks ole. Ja löödi pead tšap maha ja see oli niuke selline väärtus nendel. No, pead löödi maha muidugi paganate poolt, eks ole, nendel pagana keisrid lõid maha nendel kristlastel päid selle eest. Ja tänapäeval me elame mõnes mõttes Rooma impeeriumile sarnases keskkonnas, et ega mina arvan, et Euroopa Liit ja Rooma impeerium on suhteliselt sarnased ja selle pärast on konservatiivne kristlane peaks nagu selgelt toetama sõnavabadust, igasugust sõnavabadust, seda, et võib öelda, et Jumalat ei ole olemas ja võib öelda ka, et patused lähevad põrguna. Aga meil on veel paar asja, räägime järgmistest saadetest või? Räägime jah, et eks me saame tulla selle teema juurde tagasi mingite teiste teemadega, et eks see on seotud ikka ühiskondlikult väga paljude asjadega, aga lähme siis edasi. Meil on järgmine saade on siis kokkuvõtlik saade, selles mõttes kokkuvõtlik, et me tõmbame siis joone alla sellele Postimees hääleandjale. Ja, viimane teema on jäänud kasutada, järgmise saate teema mis ilmub siis nädala aja pärast on naise poolt karjääri, pere ja laste kasvatamisest ette seadmise mõju ühiskonnale konservatiivse kristlase vaatest ja kas naine peaks seadma karjääri ettepoole või ta peaks seadma perekonna ettepoole. Meil tulevad külla kaks noort inimest Tartust, kihlatud paar ja nemad siis räägivad oma vaadet sellele. See tuleb kindlasti, ma arvan, et see tuleb päris põnev. Ja selles mõttes, et ma loodan, et räägivad väga avameelselt ja just, et ei ole ühele ega teisele poole kallatud. No, saame teada, jah? Saame teada. Ja siis on meil selline plaan, et nüüd tulevad ülestõusmispühad. On nüüd niimoodi, et järgmine, nüüd saabuval pühapäeval on siis katoliiklastel ja nendel luterlastel ehk siis nii-öelda uue kalendri järgi nendel ülestõusmispühad ja õigeusklikel ehk siis 65% Eesti usklikest on siis esimene ülestõusmispüha 12. aprillil ja seoses sellega 15. aprillil ilmub meil ülestõusmispühade erisaade, kus on meil külas literaat ja preester Roman Tõnisson, kes on ka muideks Objektiivis palju asju kirjutanud ja esinevad. Ja see on siis, mis tuleb siis, see on siis aprillis 15. 22. aprill me peaksime tegema alimentide erisaate ja see on meil fännikirjade põhjal tulnud ja siis meil peaks tulema siia lahutusadvokaat Helen Hääl. Siis me teeme aprilli lõpetuseks teeme energiasaate ja energia nagu energia selles mõttes, et kõik see energia, mille peale kogu see asi toimub meil, et kust ja mismoodi. No ja siis mais alustame sellise asjaga, et mai esimesel nädalal on kuulsad, üldse terve mai esimene nädal on kuulsaid mai pühasid täis alates nii 8. kui 9. mai, aga selleks me kutsume külla mõned rahvuslased ja siis räägime ajaloost ja rahvuslusest ja kuidas meie seda asja siin näeme. Mai teisel nädalal tuleb meil spordi politiseeritusest rääkima olümpiavõitja Allar Levandi ja siis mai eelviimasel nädalal me teeme sellise inspiratsioonisaate, et ettevõtlus kui Jumala plaan konservatiivsele kristlasele, hakkame rääkima erinevaid ettevõtlusega seotud asju ja kogu lugu ja siis mai viimasel nädalal võtame selle esimese hooaja kokku. Ja lähme peale seda suvepuhkusele. Jah, nii et selline on meie plaane. Ja igal juhul veel kord, palun tellige meie kanalit, siis vajutage like. Kirjutage, mis teile meeldib, mis teile ei meeldi. Ja nüüd on tarvis kirjutage meile, mida te sooviksite sügise saadetes näha. Lisaks veel jagage. Kui te tahate meile saatesse külla tulla, kirjutage selle kohta ka. Ja. Kõik asjad vaatame me läbi ja kui see läheb mingi saate teemaga kokku, siis me ikka hea meelega kutsume teid külla. Ja ikkagi veel, et platvormid on kõik erinevates platvormides me oleme olemas, konservatiivse kristlase leiate üles, konservatiivne kristlane, #konservatiivne kristlane, sellega leiate ka meid üles ja tõesti. Ilmselt me mingi hetk teeme ikkagi Facebooki kanali ka kunagi ära, kus me saame hakata
võib-olla veel jõulisemalt seda asja siis ajama, aga vaatame. Aga igal juhul kevad on käes ja häid saabuvaid ülestamispühi kõigile. Õues on soe juba. Nii et järgmise korrani. Järgmise korrani, kõike head. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.